tuli 6 ajal päike niimoodi mõnusalt siia kasvumaja poole ja tulin siia, panin ära oma 3 tomatikest, mis ma üleeile, ei mäleta, teisipäeval tõin, jah. Ja nüüd otsustasin, et näe, panen need kaunitarid eraldi see aasta kõik ja saan neid manööverdada täpselt sinna, kuhu ise tahan, sest need suured potid ukse kõrval on mul katki läinud seal, üks on terve. Aga ühesõnaga, ma saan nad jätta praegu siia kasvumajja. Ei peagi neid sinna viima, et uuesti külmaga ei riskiks, me ei tea ju, mis siin toimub. Selline mõte tuli. Ja sealt tuleb suur pilv kaasa, näed, eks ju. Võttis meilt päikese ära, ma tõmbasin kohe ukse koomale. Nii hea oli tulla, just täpselt paistab praegu, hakkas paistma siia. Hea sossu oli. Panengi ukse täitsa kinni, ei ole siin. Nunnud saidki pottidesse. Kastsin ära ka ja nüüd nad võivad siia jääda tomatitega koos. Ja vaata, kes need meil siin esimesed välja on tulenud. Meie päevalillekesed. Eelmine aasta mul ei olnud ühtegi päevalille ja nüüd ma mõtlesin, et ma külvan siia ja kasvatan taimed ette, siis tean, et saan istutada igale poole, kui tahan. Aga muidu ei tea, kas söödi ära need seemned või eelmine aasta panin hästi palju, mitte ühtegi ei tulnud või lihtsalt see 2 hein ei lase neil lihtsalt tulla välja. Jah, ja nüüd hakkab siin tulema tilli. Hulgim hakkab tulema tilli, aga siia ma tegelikult külvasin lillherne ja need peiulilli. Nii et seda tilli tuleb siit kohe pealt hakata ära vist, et ta ei lämmataks mulda ja neid teisi taimi ära. Ja need ilusad vaarikad, seal ka tuleb natuke tilli. Ehk siis neil on nüüd olnud seda niiskust, mis ma olen andnud ja nüüd nad näitavad, et on küll siin elus. Neid on küll elus. Seal veel ei näe. Seal ma pole nii palju kostnud ka. Need küll on ilusad, rõõmustavad siin mind praegu. Terve paki panin ära, nii palju taimi. Päikeselooja 21.12 just näitas mulle, sain kanad kinni ja otsustasin, et ma hüppan korraks tünni. Tegi imelik hakkas olla vahepeal ja tahaks nagu mingit värskust saada, et magama minna. On 3. vastupäeva õhtu ja magama minek. Jah. Mis sa teed, Miilo? Ja sukeldume. Head tööd, saime hakkama. Ma ei panegi hommiku mantlit, muidu ma teen ta märjaks. Nii hea. Tere, näe suli ka tuleb, lähme sooja ruttu. Näe, kui kiiresti jookseb. Joo, tere. Saaba tõusis. Tuttu. Jaa, me tulime välja oma maailmast, et küllap väikest võtma, aga sa näed jälle. No nii tormab, ma panin mantli selga, müts on peas, ta puhub must läbi ja sokid. Ma unustasin täitsa panna. Täitsa. Ja siin, ma ei tea, kas mul õnnestub nüüd olla või mine topi veel selga, et siis saab äkki olla. Ma proovin natuke. Uskumatu. Natuke pidasin ikka vastu seal tulisel, aga käed külmetavad, jalad külmetavad, nunnud ootavad siin. Siin on ka nüüd kasevari natuke veel peal, siis saab korraks siia sooja tulla. Sest päike tuleb sealt siia. Jau. Ja ma võin minna pesu ära vist korjata. Võime korvitäie. Terve 4 masinatäit mahub siia korvi. Teime pesud ära õuest, kõik on kuivad. Jee! No miks te magama ei ole läinud? Preilid. Mis te siin kokutate? Päike ei ole veel piisavalt madalal või? Ta läheb iga päev ju hiljem. Te mõtlete ka iga päev hiljem minna või? Ma tahan tuttu nüüd minna. Ma pean ju tulema teil ust ju sulgema, kullakesed. Tegelased olete. Teiega tegelased olete.
Suli ronib seal müüride peal. Miilole ei anna rahu. Jääb väike. Läheb seal puude vahel. Panen kibud lõpuksed kinni. Tubli kana. Ja tubli kana on õrre peal juba. On. Vaata. Küll sai 5. Tulin näitama, mis kell 5 toimub. Vaata kui ilus. Kümme. Me oleme valmis startima. Laadale! Me oleme laadale. Vaatame siis. Miilo jälle on väga õnnetu, sest et ta saab ju aru, et ma lähen ja ma ütlen talle, et aga teie jääte kodu alluma, sest ma lähen pikale sõidule täna. Nii on. Mulli ka tõuseb aga käppade peale, et võtabid kaasa. No täna ei võta kaasa. Nii on. Külm on õues ka. Külm, tuuline, pilvine. Ma panin ennast riidesse, ma loodan. Ja kallikesed. Teile. Läksime. See tähendab, et me jõuame umbes veerand 12 laadale alles hakkas orienteeruvat. No me jõudsime laadale. Teeme selle ringi ära. Vaatame, mis siin on meil. Vaata, kes nüüd siin on. Meie uued beebid. Pisikesed beebikesed. Naudime oma tagasiteed. Me jõudsime koduteele mäest üles võtta. Ja tead, imeline toomingas ja lõhn oli teele sisse keerates. Ongi siin toominga osa. Ja nad esimesed siin on nüüd läinud lahti. On paju ja toomingat. Oi, kui hea. Jälle jõudu! Karu pidi olema. Seal Lembitu juures metsas on nähtud. Jah. Ei, mina ei ole näinud, ma olen seal peale kurvi. Ma olen rebast näinud, rebast ma olen siin ka näinud. Võtra olen näinud. Mul 2 väikest koera, need karjuvad seal nii, et karu ei julge tulla. Kas oled nüüd siin rohkem käimas või? Tore! See maja kogu aeg seisab. Aasta läbi pole siin mitte kedagi näinud 3 aastat järjest. Aga tal on vähemalt see heina manidetakse ära 2 korda aastas. Näed, see taas ennast tuleks seal puka-puka. Annan sulle raha või? Ma ei tea. No siis on antud ära. Ma annan sulle kiiresti. Sellele siia teerdele kartuli aitan ära panna. Klassi kokku tuleks üle minek. Oota, vaata nüüd, mis ma siit sain. 1, 2, 5. Nii. See oli juba... Sai ka otsa raha. Rohkem on. Ja kõik andsin. 2. Ja. 3. Ja, mul on siin hambaarsti raha ka. 5. Nii. Näed, sa telligad tagasi. No ma räägin, hambaarsti raha on see ja siit on juba pool läinud. Ma käisin laadal. Arvasid, kus seal head oli? Ei no mis seal oli? Ma võtsin omale siiditibud. Siiditibud võtsin. Seal karbi sees. Ma võtan mingi tuppa, et ma vaatan, katsetan. Sest ega neist ei tea ju, on nad kuked või kalad. Ja mul on need kalad ise auduvad. Mul on need nagu kuked pari maal. Ühel on 5 pool, teil on 4. Ühel on muidu 5, aga teil on juba 6 poega. Vahetas vähem. Okei. No selge, no siis ilusat pidu. No pisikesed, mis te räägite? Saatsite peremehe ära, jah? Valvurid, nii tubli valvurid. Jaa. Terve laulukoor on mul siin. Jaa. Aga
viimased kurvid. Kohe nannukesed. Paneme selle seisma siirast. Ma ei tea, kas ma paistan, aga tänane rattamatk Laadale oli 4-tunnine. Nüüd ma käin seal tunnis ja lähen puhkama. Vabastame tibud ja koerad. Mis meil nüüd toimub siin, Milo ei saa aru, mis toimub. Ta saab aru, et siin keegi piksub. Vaatame, kes meil siin piksub. Ma hakkasin otsima. Ma leidsin ühe kanga, mis mul aastaid on vedelenud. Äkki me saame seda kasutada. Aga vaata, kes see piksub siin. Otsita mu lihakott vaadata. Siin on rätik ja rätiku all. Või kes need siin on? Vaata, kes need siin on. Titabeebid on. Oi, titad on. Milo jälle on titad. Täitsa beebid on. Ja nüüd me mõtleme, et meil on see puur, hea puur. Et äkki ma teen neile sinna pesa, nii et ma voodeldan neil selle seinad ka praegu ära. Mul on jõupaberit. Ma tõmban ringi ümber. Kiisud ka ei saa neid kätte. Ja seal neil on aega kasvada küll ja rohkem. See on suur puur. Seisab meil niisama. Jah, seisab meil niisama. Võtame siit nad välja. Vaatame, mis meil siin on. Lihtsalt nii armsad pisikesed. Ja 2 ähkivat predaatorit on siin ümber. Sinul on nii ilus orjake peas juba. Kuule, mis imeliku nimega kana sina olid. Peene nimega kana. Igavesti ühte kasukaga. Ühesõnaga, me nüüd hakkame seda pesakodu neile ehitama sinna. Ja teeme teile puuri sisse pesa. Paneme sinna paberi ümber ja sellise maja tegin neile nüüd. Moodeldasin selle väljast paberiga ära, et ei ole neil tuuletõmbust, sest seda nad pidid kõige rohkem kartma. Ja siis neid linakesi me sinna ühe pesa, kuhu nad saavad pugeda. Milo tuleb eest ära, ma nüüd tõstan nad sinna. Tuleb eest ära. Milo on tubli poiss. Kes ju on meil siin oma kodus. Milo ei sega mind praegu. Palun. Istu ja vaata. Palun. Tibul on oma kodu. Näe, Tibul on oma kodu. Jaa, Tibul on oma kodu. Ei, trügi sina sinna. Mina panen selle siit ette, teie sinna ei saa. Ja Tibu saab hakata oma kodus kasvama, elama. Näed sa? Vaata, kui tore. Et meil on siin pisikesed piiksukad. Ja teate, ma võin teid sinna tahapoole panna. Ja ma panen teid sinna. Hops. Paneme teid sinna. Hops. Hops. Nagu ilusti. Täpselt nii väikesed oletegi praegu, et seal on teil hea olla. Joo. Keegi teid kätte ei saa. Jah, just. Paneme teil uksega kinni, et keegi teid kätte ei saaks. Ja ma nüüd toon teile süüa ja juua. No näed, sa ma panin teile süüa ja juua. Sina ei näe veel. Tule vaata siit. Milo on hädas, et paber on igal pool, ta ei näe. Ega abi, tule siit vaata. Tule vaata siit ja näed. Ja ikka no nad tahavad ronida sinna kausi sisse. Ära nutta, isa kiuksub niimoodi. Tule vaata siit. Näed ju, aga kätte ei saa ja ei saa. Ikka peab igale poole peab sisse ronima. Notsud olete jälle. Peab neile tegema selle supluskausikese.
liivaga kausikese tooma teile. No selge. Äkki ma panin liiga palju praegu toitu või? Peaks vähem panema, et näha, mis te kaua te sööte. Ma panin selle ühe täie praegu. Ja juba on see vee sees ka. Vaatame. No näed sa, ma panin selle lambi neile ka. Mulle Tiia ütles, et kuumaveepudeli võid panna, näed, ja paningi neile siia lina sisse kuumaveepudeli, käisid selle kaisu sinna. Aga kuna mul lamp oli, siis ma panin lambi ka. Sobisid kiini, kui ilusad karvasid jalad sul on. Oi, kui. Ja otsite sooja, no see soojendab teid. Ja, see soojendab teid. Miilu muudkui valvab siin ja Miilu jälle tunneb, et tal on kohustus. Siirutad ja Pallike tuli, esimene kiisu tuli tuppa. Teda siiamaani pole huvitanud. Tule vaata, Palli. Kes need on? Tibud on. Tibud on. Kas need on tibud või? Need on nagu meie kanakesed, aitad pisikesed. Oi. Võid aru ennust. Ja ikka poevad sinna unnikusse, pugege ja sooja. Olge soojas. Mis meil on siin, hä? Kes meil on siin? Miilu tahab kangesti kõikide pepusid kohe. Ei ole vaja, lase nüüd olla. Lase olla, pisikene tipu on see. Joo. Kes see on? Kas sa tead, kes see ilusad uhkete karvaste jalgadega tibu on? See on Käbuskotskin. Igavesti uhked. Tiivad on tal, vaata kui ilusad suured tiivad. Poisid ja tüdrukud, palun, jätke tibu rahule. Laske ma nüüd vaatan ja imetlen teda, ta on ainult korraks nii väike. Te olete täpselt sama suured ka, nädala pärast ja 2 pärast ja aga tema kasvab praegu hästi kiiresti. Nad pidid hästi sõbralikud olema sülekanad. Laululikud. Rõõmsameelsed. Kergelt totakad. Ei pea läkkuma tibu. Ja nad lähevad hästi kohevaks. Hästi uhked. Aga kas ta on prints või printsess, seda me ei tea. Pikk. Ta laulab kõige kõvemini meil seal pesas. Jaa, oled ilus, oled, jaa. No, kena. Mis sa mõtled? Kuule, tibukene. Pip, on ju, pip. Ei, Molli läheb ära eemale. Nii, tibu. Ei ole teie koerad, kus? Kõtt! Mine eemale. Sina ka, tagurda. Tagurda. Tibu on siin minu süles. Me näeme, kui ilusad uhked tiivad on. Vaata, kui ilus tiivakene. Ja see on juba jalakene, mis on nii karvane ja suline siin. Tema on suline. Siiditibud on karvased, aga tema on ikkagi suline. Tibutupsud, Laala, Täpi, Tipsi ja Poo tulid. 3 siidikat ja 1. See esimene siin, see on suur laululind. Aga nad on kõik sellised väikesed ja sobivad hästi kokku kasvama. Kui uhke kasukas sellel Laalal on. Laala laulab kõige kõvemini, temast tuli teistele nimed. Ja Täpil on Täpid, see kes siin musta seljaga on. Tal on mitu Täppi. Ja see hall on täitsa Poo. Ja valge on Tipsi, tal on hallid täpsud sees. Täitsa Tipsi. Kes on kukk, kes kana, seda me ei tea. Suve lõpuks saame ehk teada. Olen täielik kanaema. Tiigripoiss tuli tuppa nüüd hommikul ja avastab siin. Kes nüüd siin on? Avastad või? Mis? Need on meie enda tibubeebid, need, eks ju, need ei ole metsalinnud, keda teie siin püüate kõik.
Need on meie väiksed nunnud, nii nagu teiegi. Jaa. Ei, Tigel. Päris ilusti on söönud. Ma panin eile topsi täis, nii et tuleb topsi täis päevas. Tigel. Tule siia, tule vaata siit. Tule vaata siit. Ja siit näed. Siit näed. Ja siit näed. Joo. Maas on ka palju. Vett olen ma neile 3-4 korda juba pannud ja need kivid tõesti toimivad hästi, jalutavad sealt üle ja on jalad kuivad. Ja see soojaveekott ka töötab praegu väga hästi, näed, kus nad ronivad selle soojaveekoti peale, seal neil on hea, vahepeal lasevad kõhud vastu. Siis näeb kohe, kui ära jahtub, siis nad hakkavad otsima üksteise külge pugema, siis ma vahetan jälle ära. Nannad? Nii, laulavad meile. Nii hästi laulavad meile, joo. Noori ma tulid, sina ka laulad siin. Mina hakkan sööma. Tiger otsustas minna ülevalt vaatama neid. Las ta rahulikult istub seal. Ta võib vaikselt istuda seal. Ära hakka. Jaa, sina ei saa sinna, jah. Ei saa, jah. Ega tal ei ole seal mugav, vaata. Tal käpad tulevad läbi sealt ja. Jaa. Valve. Miilo, ära hakka. Tasa. Tiiger tahab vaadata neid ülevalt. Näed, ta näeb hästi siit ju. Ma panen talle selle lina siia, siis ta saab vaadata neid. No näe, nii on palju parem istuda ja vaadata. Jaa. Toredad on ju. Hommik, kell sai 11. Pühapäeva hommikul ja kõht on päris hästi tühi. Tegin omale 2 muna. Siis on mul siin umbes 150 grammi viisakliha. Ja see on tore sõber. Aha, ma pean päästma tibusid. See on tore sõber, see on pekirull. Ehk siis käisin laadal ja leidsin kohe omale abilise, kes aitab mul rasva osakaalu tõsta natukene. Jäädisu. Täna läheme jälle sõitma, aga täna on nii palju ilusamaks ilm läinud. Ootasin poole päevani, kell on nüüd veerand 2 sai just. Ja võtame täna poole lühema tee, selle 6 sinna ja 6 tagasi. Lähme toome ära oma, lähme siitmalt Miilo. Miilo otsustas, tema tahab terve tee joosta, las jookseb. Molli tahtis väga oma korvikesse istuda, istub. Ja meil tulid sardiinid ja glükoosi ja ketoonide mõõtmise aparaatus. Nii et meie töö võtab järjest sügavamaid tasandeid ja tuure. Nii. Aga meil siin midagi toimub. Näe, kui ilusti me kohale jõudsime. Nemad lõõtsutavad. Ärge liigutage palun. Ja mina lõõtsutan. Ma ei tea, miks nemad lõõtsutavad. Tagasi teen. Kõik mu sardiinid on mul seljas. Sain koobist selle sinise sangadega koti ja panin sinna. Toomingad. Ja minul on väga hea sõita. Ja kutsid ei taha mitte veel maha minna. Kohe tuleb uus laskumine pikk. See, kust ennem üles pidi venitama. Nii, natuke veel tippu. And here we go. Down. Tuula vastu. Vallatud miilolokid on ees. Ja mis me tegime? Vahetasime linad ära. Joo. Ja panime
panime ühe karbi juurde, kuhu saab sisse pugeda peitu, kes tahab. Panime ühe klotsi, mille peal saab ronida. See pesa neile väga meeldib, see soe emme. Sina tahad mind nokkida või? Laala, kas teile tahad mind nokkida? Ja siin on neil veenõu ja siin on sööginõu ja ma panin selle aluse peale ja paberi, sest muidu nad kaapisid kõik selle lina täis toitu. Äkki see vähendab natuke, vaatame. Eriti sellele poole meeldib tantsida seal söögikausis. Vaata, kui ilus ta on. Hopsti. Nunnud. Laala. Laala kogu aeg võtab nokkaga. Ja Laala võtab nokkaga. Ja, tere Sisi. Ja meil on ju õnnetu, et ta ei näe enam. Ma tõstsin laua peale nad, sest siis on kõige turvalisem esiteks ja minul on kõige lihtsam neid näha ja hoolitseda. Ja on soojem kui maas, sest kui jahe õhk tuleb see mööda maad. Laua peal on täpselt hea ruum. On ju nii? Jaa. Täppi ja tipsi. Täppi. Täpil näed, peas on täpid. 2 täppi on peas, nagu oleks tal nägu siin pealae peal. Nokk on kuklas teine. Nii lahe kamuflaaž. Ja tipsi, tipsi. 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 Sina oled üks nokija mul. Oled, jah, kogu aeg võtab nokkaga kinni. Laala võtab nokkaga kinni. Milo, no Milo ei saa siia. Ei saa. Las nad olla. Las nad olla. Neil on nüüd siin nii hea sussu ja turvaline ja näed sa, ma ei pea isegi praegu siit kinni panema. No ma ikka panen. Ei tea kunagi, millal mõni kiskja siia kavatseb hiilida. Jah, sina ei saa hiilida, lähme õue. Me oleme nii tublid. Me käisime ära pika sõidu ja ma käisin tunnis ära ja nüüd me oleme puhkama läheme. Kell on 4 läbi juba. Oi, millised pilved meil sealt tulevad. Oi. Ei tea, kas meil õnnestubki kiike minna. No lähme ikka vaatame. Äkki õnnestub, äkki need lähevad teisele poole. Praegu meil veel päike nagu piilub natuke, et saaks minna korra. Laululinnud. Jaa. Laala laulab. Laala laulab. Mille järgi me nüüd käisime seal tänasel rattamatkal läbi metsa ja kruusatee oma imelise mereanni ja sardiini valiku järgi. Need on kõik ühe kaupa võetud, et ma saan kõiki maitsta ja siis ma tean, mis mulle meeldib. Ma võtsin nii merekarpi kui 8 jalga kui kõiki erinevaid sardiine, mis saadaval oli, tõliga ja sidruniga, sest ma ei ole veel proovinud sidruniga. Turska võtsin, codfish ja sain kätte selle glükoosi ja ketoonide mõõtmise seadme. Oli kõige odavam jah, see, mis oli soovitatud, et Eestist saab. Nii et tuli masin tuli tasuta, kui ostad need ribad ja need ribad. Ja sees on muidugi siis see torkaja, vaja oli juurde võtta ka nõelu. Nii et tegelikult masin ise eraldi on ainult 12, aga kõike muud on ka vaja. Ja see kõik kokku oli, kas oli 36 või? No ja sellest peaks jätkuma, kui nädalas korra ennast näiteks testida, siis jätkub mul aastaks. Ja iga aasta pidi saama selle sama pakkumise. No, näed, eks seda näeme siis, kui on need ribad ja nõelad otsas, sest nõelu on meil 50 pluss 10 oli vist siin sees. No, vaatame. Tubli, jaa. Teine ka siin peavad vahtima ju. Oo, mis sa ujud seal? Kuule, väike puu. Kuivate käpad ära, jalad. Kuivate jalad ära, jah. Meil ei lähe päikese ette. Meil ei lähe päikese ette. Meil on hommikupäike ju siin toas. Vaata, kui hea meel neil on, et ma tõstsin päikese kätte laua pealt ära. Ma saan pärast teise tuppa tõsta teid sinna päikese kätte. Kuule, las nad olla. Matsud. Ai, siin on kivi pahasti või? Mahub jalakene sisse. Igal juhul nad on väga tublid olnud. Öösel magasid, täna 6:30 hakkasid laulma. Mul oli rätik peal ka neil. Milo ei lähe päikese ette. Päike liigub nii kiiresti, vaata. Las ta nüüd olla. Las ta olla.
siin on ka suur karvapall, lillapall. Ja näed nüüd, kui ilusad jalad laalal on ja uhked jalad on laalal ja uhked suled on tiivad. Ja teised on nii pehmed. Tuupallid. Sööge jahmast ära kõik, mis te laiali ajasite. Päris korralikult söövad. Hommikul oli kauss tühi, ma panin, mis sul siis nüüd? Panin pool kaussi täis ja juba näed, saan korralikult söödud. Mul ei ole ammu olnud nii segaseid tundeid ja arusaamatust ja sellist valu hinges, millel ei ole selgitust. Sest ma ei saa aru, mis toimus täna hommikul ja miks see nii toimus. Ja mul ei ole ühtegi sõna antud selgitust, et ma saaksin aru sellest. Ma nii ootasin seda. Ja ma kuulsin juba paar päeva häälest, et midagi on valesti, teisiti. No mis ta valesti, ju ta on täpselt nii, nagu ta olema peab, ma lihtsalt ei tea, miks. Kas ma pean teadma? Ma ei tea, kas ma pean teadma, ei pea teadma. See lihtsalt teeks olemise nii palju kergemaks. Muidugi ma saan kõigest välja ja üle. Aga et mõista neid situatsioone, miks nad niimoodi tekivad. Ma arvan ikkagi, et selleks on esmane asi, ongi see kommunikatsioon, see suhtlusvõimekus või siis selle puudumine antud hetkel, selle puudumine on tekitanud need valusad tunded minu sees, kus ma ei mõista, miks see hommik, mida ma nii ootasin, lahenes niimoodi ootamatult. Ma ju tegelikult ootasin külla endale oma armast hingeõde, kes tuli nagu kuller. Mul kullareid käib. Ma räägin nendega paar kena sõna juttu, kui nad on suhtlemisaltid ja soovin neile edu ja aga kõik meie mõtted ja koosolemise soovid ja plaanid said tühistatud niimoodi, nii et tõesti laeti kaup maha ja ühtegi selgitavat sõna, miks isegi ei tulda korraks sisse. Ma millegipärast ei saanud. Isegi tibusid ei tuldud vaatama.
kuidas leida endas see neutraalsus nüüd ja väärtustada seda toetust, mida need, kes selle saatsid mulle koos ühiselt ja kes kohale toimetas, et seda hinnata tänulikkuses. Kas ma tahan neid asju praegu? Sest nad jäävad mulle alati meenutama seda hetke, millest ma aru ei saa. Ma ei taha neid asju praegu isegi näha mitte. Sest nad on tulnud vales energias. Seal ei ole seda armastust, seal oli mingisugune pea. Aga midagi ei pea jõuga läbi hammaste suruma. Ära tee, kui sa ei taha. Ma ei taha midagi praegu teha. Ma olen tänulik hoopis nende pisarate eest, mis voolavad. Et nad aitavad mul näha kõiki neid erinevaid külgi, mis meie lähedal olevate inimestega avanevad. Ja kui raske on see tegelik jagamine enda seest. Sest tegelikult ju on kuskil mingisugune tugev plokk, et sellised situatsioonid tekivad. Keegi ei suuda olla avatud, aus. See tähendab, et midagi on korjatud enda sisse, mis on hakanud mürgitama. Ja sealt tulevad erinevad märguanded, tagasilöögid. Mu nägu on millegiga koos, mingi liiva või tolmuga. Nojah, me vedasime mingeid asju. Kurb, aga nii on. Mõtlen, et kust tuleb see kangus või miks inimesed endale niimoodi teevad. Vägisi jõuga. Ei tea.
aeg annab meile need vastused. Ma soovin, et sa oleksid avatud, aus ja julge. Armasta ennast. Siis saad sa kõiki teisi ka armastada. Ole eriti tähelepanelik, mida sa hetkes võimendad. Kõike võimendad, millele sa oma tähelepanu oled suunanud. Kuidas sa väljendud. Ja millele sa oma energiat annad. Nii on. Ma ei tea, kas mingi maatriksi kliks või? Need 3 kana seisavad seal juba 5 minutit vähemalt niimoodi paigal. Liikuma hakkasid. Näe, vaatleja tuli ja nad said liikuma hakata. Nad lihtsalt olid tardunud seal 3-kesi. Ma just mõtlesin, ma lähen välja vaatan, miks nad on tardunud. Aga nii kui ma hakkasin filmima, nii nad hakkasid need liikuma. Tükk aega juba olen siin köögislaua juures. Vaat siuksid naljakad situatsioonid meil siin. Lõhnab, see tooming lõhnab. Linnukirsipuu. Ja hommikune pesakoristus sai tehtud. Panime tänaseks jälle puhta lina ja väga lihtne on tõesti mul neid majapidamispabereid panna vahepeal alla, lihtsalt vahetada. Kui mõni läheb liiga kakaseks, kohe korjan ära, vahetan ära ja on jälle puhas. Et see oli väga hea häkk. Meile meeldib siia karpi koguneda. Ma tõstan hommikul puuri siia päikse kätte, sest päike teeb ringi meil toas. Ära võta seda miilukene. Ja nad on väga tublid ja harjunud ja vahetasin, tegin neile järgmise toidulahenduse. Ja ma panin neile õrre ka siia, sest nad vahepeal täitsa hoolega hüplevad ja lendavad ja ronivad siia karbi peale. Karbi panin, see on see salfakate karp. Poevad sinna sisse ja ronivad siia peale ja hüppavad selle klotsikese otsa ja mul oli täpselt siuke paras pulk siin kooritud ja torkasin selle ka neile siia sisse, et oi, küllest siiruutus see. Et äkki saavad harjutada, kui tahavad. Ja panin järgmised lahendused, näed sa. Toidu ja joogi eraldasin ära, ennem olid selle sees koos, eks ju. Ja siis nad tampisid ikka sealt nii palju toitu välja ja vett välja, kõik läks märjaks ja kandsid selle toidu just sinna veekaussi, nii et kivide all oli 2 toidupüree. Panin nad eraldi, et siis nad ei saa neid segada ja panin need madalad kausikesed alla, et siis näed sa, praegu ta joob väga ilusti seal. Väga ilusti ja söövad ka paremini, neile meeldib ju turnida ja nüüd nad saavad selle kausi ääre peal seista ja nokkida. Ei pea otse kaussi ronima, puu ikka läheb. Muna panin neile ka, no vaatame, kas nad selle söövad ära või ei söö. Nad veel ei oska väga neid asju süüa, vaatame. Ja vaata, kuidas Laalale meeldib päikese käest, ta paneb ennast kõhuli ja kohe. Joo, oma uhkete tiibadega siin. Ei, paberit ei ole vaja noppida. Ei ole vaja. No mis sa täst noksid? Toks. Tasa. Vaata, kus pugesid peitu. Tipsi pani siia peitu. Tiiger tahab sisse saada. Ega muud ei olegi. Tiiger tahab. Vaata. Laala läkski kohe siia karbi sisse peitu. Tiiger tuli vaatama. Ei peagi nüüd siia peale ronima, vaid saab ilusti sealt oma pesast neid vaadata. Nii rahulikult. Ja kutsid saavad siit aknast vaadata. Ja tema saab seal uneleda. Ja vaadata.
jutustama. Pääsu eile tuli esimest korda, 2 tulid ja praegu ta tuli mu juurde ja rääkis natuke ja läks. Nii armas. Hommik. Kell sai 7. Maa on märg täna. On sadanud vist öösel. Täitsa märg on, kohe korralikult on märg. Selline laul käib. Praegu kukub, teised sadistavad. Täitsa märg maa. Täitsa tore. Värske. Ja pirnipuu on läinud roheliseks, õunapuud lähevad. Vaata, kes need mul siin näitavad ennast. 4 pääsut. Nunnud. Mu pääsud on siin. Nii tore. No tegid ukse lahti või? Said ka õue? Said ka õue, jah. Suli ka oli siinsamas. Joo, Suli ka jalutab siinsamas. 3 päeva käis kuskil. 3 päeva ei näinud teist. Ya cuando katachumo wane Ododo no makusumo baba Wawinjo giero 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 baba Wawinjo giero
nüüd on nii, mina oma transitantsus ja nemad siin kasvatavad tibusid, ma jätsin ukse lahti. Ma nüüd hingeldan natuke, aga Molli oli kõhuli siin maas, ninapidi nende pesas seal. Tema need ema instinktid selle puuriloomana, ta tahtis nende eest hoolitseda. Need seisid neljakesi reas, tema nina oli seal pesas ja tema ise laiutas üle terve puuri. On nii või? Jaa, tahtsid nii titade juurde minna või? Miina, tule sina siia, palun. Ja see räägib teisel pool seina. Mis sa teed seal? Mis sa teed seal? Ära ärritu, kallis. Jaa, kõik on hästi. Ei pea minema sisse, ei pea, see on nende tuba. See on nende turvaruum, kui teie lähete laiutate sinna keskele, siis las nad tulevad ise su juurde välja. Lälan teile julgema. Ma poon ka. Joo, käib ja räägib siin. Jah. Just, jah. Vaata, mis meie tibu tegi. Me saime selle filmile. Me saime selle filmile, kuidas ta esimest korda õrrele lendas. Ma just panin selle. See on juba nüüd 2 päeva olnud, aga ta oli siin külje peal augus ja ta kukkus ära. Ja ma mõtlesin, et ma panen seda samasse kohta ja see sain ilusti sinna nende lemmikpesa peale, nägid. Ja sinna ta ilusti lendas. Nii tore. Niimoodi kolmekesi saame siin istuda ja vaadata, mida tibud teevad. Kui te mu võimsa transitantsu. See on see, kus see muusika viib meid juba sinna, kus koodid on ühendatud nii, et keha oma liikumisest teab, mida teha. Meil ei ole vaja midagi õppida juurde, meil on vaja unustada vana ja lubada välja tulla sellel, mis tulema peab. Ja praegu ma ütlen, see on segu 7 kõigest, mida turul pakutakse ja see on ainult sinu jaoks paika pandud segu 7. Sul ei ole mitte kuskile vaja minna, vaid võtta oma kehavaeg maha, leida õige koostööpartner, see õige muusika, mis viib sind transsi. Muusika ja tants on olnud meie elu üks väga suur koostööpartner algusest peale ja üsna süviti nii tantsuga kui muusikaga. Ja monteerimise ajal nemad siin vapralt on nii julgeks läinud, et jalutavad mul siin samas kõrval. Mu peale veel ei ole tulnud, aga jah, nad sisele. Säppi hüüa, appi, kus te jäite? Pidime sulle ka näitama seda, kui palju julgemaks need vahepeal on läinud. Nii et. Hops. Mööda lõid. Tiita, sa lõid mööda terast. Võtke oma sodi tagasi sinna sisse. Kus te läksite nüüd kahekesi tüübid? Haloo? Kus te lähete kahekesi? Tule siia. Tule. Ja ma annan teile klotsi, saate siia peale ronida. Ma ei tea, kas Miilu tahab välja vist minna väga. Toksid mind, kes see kõdistab mind siin. Minu punased pammud. Ja tule siia, tule siia. Tipsi, mis sa räägid? Tipsi, sa räägid nii jälle peale. Kui kiired need sammud on. Nii ilusti jood, joo. Igalt poolt ei saa kätte. Küll litsud ennast, täpi pole. Pool kere sinna vahele.
koost ongi saanud Zorro. Laulab. No alla suhted on musikali seal. No võta kõik enam sealt. Ja, no tõpsikeli. Ta saba on tõesti kasvanud. No kui sa tahad siin otsa lennata, vaata kui pikaks ta ennast oskab öelda. See vabali rull segab meid siin. Ja see nutsakas ka. Oi, kui vuta sa jooksed. Ja kui kõrge kaarega sa lendad. Lendag ja hüppad, jah. Tak. Täppi, mis räägi? Aha, ma hakkan häältest vahet tegema juba. Heledalt seal taustal on tipsi ja see, kes siin kõva häält praegu tegi, see oli Täppi. Lala on praegu suht tasa. See on Lala. Ei ole, see on ikka Täppi. Joo, see on Täppi, kes seda seots teeb. Sest Lala joob praegu. Lalal on tugevam ja heledam hääl. Näed, kui erinevad nende hääled on. Ja jutt. Ja nüüd seda seotsemist ei ole, sest Täppi joob. Nüüd räägite kõik korraga. Kuidas koevatuks teha. Lähme vaatame, mis see kiirabine tahab. Lahendasin olukorra, näed sa, üks ilus valge supitaldrik tuli siia alla. Nüüd isegi kui siit midagi nad loksutavad jalgadega või mis iganes, läheb see sinna supitaldrikusse ja põrand jääb kuivaks. Ja ta enam ei loksu, ta on seal stabiilselt ilusti seisab oma kaunil alusel. Ja mul on väga hea siit vahetada. Täita. Nagu joo, puhas kaevupüsi. Ja kõik küll kaevul. Sa vaata, mis see vihm on teinud selle aiaga ühe päevaga. Isegi võrreldes, ma arvan, hommikuse videoga on siin praegu. Kõik see, mis on. No kes räägib niimoodi, no. Pääsu. Igal juhul kõik on järsku välja tulles. Nüüd ma üle mitme tunni tulin praegu välja. Ja see vahe on tohutu. Ehk siis muru on kasvanud. Mõnes kohas 7 sentimeetrit. Nagu seal. Vaata seda. Ja seal on näha, et eelmise aasta keerispea on ennast. Keegi tegi muna vä? On külvanud ja tuleb sealt ise. Ja mutt üritab seal midagi korraldada, luua. Mu ainukene tulbikene on näitsema hakanud. Täna nägin teda juba. Eile näitas ennast lahtisena, aga täna ta on selline hästi kaunis. Puhkav kaunitar. Põjengi taustal. Ja no need on nunnud seal mul. Nagu sa näed, esimene neist on lausa lokkis. Volangidega. Kanad, mis te laamendate seal kuudis? Meil oli nii hea seal katuse all istuda, vihma 100 päeva otsa, vahepeal jalutasid seal aias ringi. Aga siis olid kõik kadunud. 2 tükki suplesid siin põõsa all. Kasevolangi ka kuidas seda piirasin, tuka piiramine käib. Kase alumised oksad ka. Tegin tuka piiramise talle, et ma kogu aeg ei pea ehmatama, kui ma jooksen ukstesse. Sest nad on nii peenikesed. Ja ta lubas mul teha tukalõikust ja ma ei pea enam kummardama või ehmatama või. Sest nad olid veninud nii pikaks ja peeneks. Laulavad. Linnud laulavad. Kõik linnud laulavad. Kanalinnud ja metsalinnud. Ja pääsulinnud.
ilus, hall, pehme, soe. Ilule ka meeldib istuda. Need kasvavad kõik. Varsti hakkavad õitsema. Ostad ka on tulnud välja. Ja see peenar saab täidetud. Piibelehed tulevad. Ja no muidugi ta on kaetud nüüd juba päris ilusti piparmendiga. Ma eelmine aasta kitkusin naadid välja, lasin piparmendil vohama minna, et naadipõld ei oleks, vaid lõhnud piparmendi. Siis ta võib siin valitseda maja eesist sõbralikult koos ostade ja murulaugu ja ai. Meie tänane õhtusöök tuleb siit. Siin on mõnusad pehmed sealibikondid ja seal sa näed, ma lõin siia puljongi sisse veel 4 tervet muna. Nii et vaatame. Hakkame nautima. Mitte ei vaata, vaid hakkame nautima. Ja tisu. Õues on vahepeal läinud nii pimedaks, nii tumedad pilved on tulnud. Et mõtlesin, et ei tea, kas äkki tahavad juba tuttu minna. Või chillite veel siin? Tahate jalutada või? Ma ei taha, et väga märjaks saate, kui vihm hakkab sadama. Praegu teil on katusalune vähemalt. Ma ei usu, et te kohe tuttu praegu lähete. Kell on liiga vähe. No vaata, mis see Kruuni siin teeb. Minna külitab siin. Käivad siin spaas. Paari kaupa ja üksinda. Näed lohukesed kõigil seal. Siis teevad jälle uue ja siia ma viskan liiva ja tuhka ja muld on siin niikuinii. Ja see mõte oli väga hea, sest see jasmiin on siin peal neil ikka väga Ehk siis ma ei lase teid välja, te saate katuse all olla. Sealt tuleb juba mulle kukuvad niisad pähe. Tuleb järgmine vihm, lähme tuppa, vihm tuleb. Mitte, et mä ära sulaks, aga märjaks, aga ei taha saada. Tule, õigus hakkas sadama, kui tule nüüd piilu, märjaks saada. Õige mõte oli mitte lahti lasta tibusid. Kanapreilisid, vabandust, aga